Tere kena keskhommikut, head raadiokuulajad, aga loomulikult on meil suur rõõm tervitada ka meie vaatajad YouTube'is. Mul on hea meel täna saates tervitada Erki Savisaart, kes on Keskerakonna volikogu esimees ja Vormsi vallavanem, ja meil ka Peeter Ernits, kes on Keskerakonnast ja Riigikogu liige. Mina saatejuhina Anneli Ott. Teemasid on muidugi palju, kuid oleme täna teie jaoks mõned välja valinud. Esiteks muidugi külm talv, ootamatult külm talv, nagu me järjest kuuleme, aga Erki räägi, et kuidas siis on, et vormsilastel vist on päris hea meel, et saab otse mööda merd sõita mandrile ja aja kokkuhoid on suur. No tunded on muidugi vastuolulised. Kõigepealt loomulikult viimati selline jäätee oli enam kui 10 aastat tagasi Vormsi ja mandri vahel ja seega neid huvilisi on palju, kes tahavad üle minna. Aga teistpidi on muidugi küsimused üsna elulised, et kuna jääolud on muutunud keerulisemaks, siis praami sõiduaeg on pikenenud. Et kui ta ilusa ilmaga sõidab seal 40-45 minutit, siis täna hommikusel sõidul võib see aeg olla kuni 25 minutit pikem. Ehk siis ta sõidab üle 1,5 tunni või sinna 1,5 tunni kanti. Mis teistpidi tähendab, et kui on inimesed, kes kasutavad ühistransporti, siis nad teisel pool kallast jäävad bussist maha. Nad jõuavad sinna sadamasse ja sealt edasi enam ei saa, mis omakorda selleks, et saaks tööle minna või saaks minna kooli huviringi, ei olegi muud valikut, kui liikuda üle jää. Nii et need on nagu sellised elulised vajadused. Teiseks on muidugi tekkinud kaalupiirangud tänu madalale veele, mitte jääoludele. Jää ei ole veel nii paks, et need praamid sealt läbi ei murraks. Aga kuna vesi on nii madal, siis raskeveokid ei saa juba ammu praami peale ja tänasest on oht, et ei lasta sinna ka enam sõiduautosid. Ehk siis ainuke võimalus üldse liikuma saada ongi seesama mitteametlik jäätee. No võt, et jääteega on vist niimoodi, et seda nüüd otseselt strateegiliselt igaks aastaks planeerida ei saa ja mere juurde ka ei saa, et need on päris tõsised küsimused, mille eest te seal siis nüüd olete? Saab ikka planeerida, ega tegemist on lihtsalt ju teehooldusega. Me võib-olla oleme nende reeglitega väheke üle pingutanud, mida me sinna kehtestame. Et põhimõtteliselt lumetõrjet tehakse ju iga-aastaselt ja panna sinna nüüd see 10-kilomeetrine lõik juurde. See ei ole midagi enneolematut, et siis lükata see jää puhtaks, et see oleks parem sõita ja tuisuvaalusti peaks läbi rammima. Ja kui see raha jääb üle, siis jääb üle, sest ega seda lumelükkamise eelarvet ongi väga keeruline planeerida. Me kunagi ei tea, milliste lumeoludega see talv tuleb. Ja nendes mahtudes ma arvan, et see jäätee osa lihtsalt kaob ära. Ja kui alles on väga hea, saab suvel võib-olla teehooldus teha paremini. Mõned kilomeetrid rohkem teha kui muidu. Ega see on ka kohalikel omavalitsustel üsna selline keeruline planeerimine, et meil on põhimõtteliselt teede, remont, hooldus ja talihooldus sama rea peal. Nii et kui tulevad lumised talved, siis me teid saame vähem parandada. Suvelt võetakse hooldus siis me saame teid vähem parandada ja kui tulevad lumevaesed talved, siis me parandame suvel teid rohkem ja lapime. No loodame, et ikka vormsilased saavad kenasti liikuda ja tegelikult ongi oluline, et igas Eestimaa piirkonnas oleks võimalik liikuda, et need ühistranspordi küsimused on päris teravad meil jälle ühiskonnas üleval. Ja kui vormsilastel on võimalus jäätee kaudu, et see, nagu sa Erki ütled, et natuke küsimus ka tahtmises, siis näiteks Tartus tahtmist on küll, aga küsimus, et kuidas strateegiliselt neid lahendatakse, et nüüd avati näiteks Tartu Riia rong, aga tuleb välja, et päris nii ta ei liigu, nagu Tartu inimestel vaja on, pigem nii, nagu Riia inimestel vaja on. Et Peeter, kuidas sina nagu tunnetad, et kas sellised lahendused teevad meil Eestis elu paremaks või pigem jälle ikkagi keerulisemaks? Vaata see, mis Erki enne rääkis, et tulevad sinna, joovad sadamasse ja bussi peale vastas. No see on nagu lollide maal oleks. Et
suhteliselt lihtne logistiline ülesanne ja sellega hakkama ei saada, noh. Või noh, meil näiteks Tartumaal Piirisaarel on ka jäätee seal, rahulikult läheb, seal on küll piirivalve, korraldab seda ja paneb männioksi sinna aukudesse, aga see, mis puudutab seda Riia rongi, noh, see on ju vana jutt, algselt oli ju see, et Rail Baltic oleks pidanud sealt minema läbi. Ja Aadu Must kadunukene oli veel volikogu esimees siis ja seal siis käisid sellised mängud, et ei öeldud välja, et tegelikult on juba ära otsustatud, et Tartust ei lähe läbi ja siis, et kuidagi peaks nagu parandama tartlaste, noh, ikkagi Lõuna-Eesti pealinn, seda olukorda, et peaks ka selle võimaluse andma rongiga sõita, noh, Rail Balticu läks juba mujalt. Aga noh, et siis kui saaks Riiga ja noh, nüüd ongi see lõpuks noh, läbi surutud, et on võimalik minna, aga jälle sellised logistiliselt, et kellele see kasulikum on, noh, lätlastele on praegusel hetkel kasulikum see kogu selle ülesehitus selle graafiku järgi ja aga kuidas neid valikuid siis tegema peab, et täna on ikkagi valikud peab tegema nii-öelda oma huvisid tuleb kaitsta, noh. Kui praegusel hetkel on tegemist Eesti ja Läti vahelisega, siis tuleks ka Eestil olla nii-öelda Eesti sõna peaks ka maksma nii-öelda. Praegusel hetkel tundub, et lätlaste oma maksab nagu rohkem. No kui me vaatame nüüd siin neid otsuseid, eks ju, et siis täna on ju selle rongi doteerimiseks tarvis iga aasta 1 000 000 eurot. Siin taristu maaeluminister Terras oligi juba hädas, et eks ju tuleb nii-öelda lastele ja pensionäridele ka ühistranspordis pilet kehtestada. No muidugi, no mis vanakesed ja lapsed ja 3 milli saab kokku ja kraapida ja aga noh, aga mis selle miljoniga veel saaks teha, eks? Et noh, põhimõtteliselt sellega saaks 10 aastat jääteid teha ja ma ei räägi ainult Vormsi otsast, ma räägin kõigist saartest, Vormsi, Hiiumaa, Saaremaa, Kihnu, Abruka, Vilsandi, 10 aastat kulud kaetud või siis 10% tihendada maakondlikke bussiliine. Ei no lihtsalt et kõik ideed on head ja ma arvan, et Tartu-Riia rong ei ole ka üldse halb idee, aga logistika on praeguses... see, et võiks olla nagu, see ei ole eriti keeruline ülesanne, logistiline ülesanne. Lahendada neid asju ära. No. Kas me oleme siin ikkagi küsimuse ees, et kas poliitikutel on vaja linti lõigata ja... Linti on muidugi vaja, eriti enne valimisi lõigata, aga... Ja pigem inimeste peale nagu ei mõelda, et mis see tegelik vajadus on ja kuidas seda maksumaksja raha kasutada ei, nii, et võimalikult palju kasutada. Umbusaldasime, noh, selline, siis seal nagu tuli ka välja, et jah, et tegelikult ühistranspordisüsteemide peaks nagu kõvasti vaatama, kuidas seda paremaks teha, aga alustati nagu valest otsast, et kõigepealt vaatame, teeme väikse sellise piletikese ja vanakestele ja lastele ja no mina arvan ka seda, et ikkagi otsused peavad olema sellised, et kõigepealt oma inimesed saaksid paremini liikuma ja kõik need projektid on head, et kui selleks on nagu võimalused, aga noh, Peeter, sina oled ka selline suur loodusmees, et kui ootamatu siis täna see talv meil ikkagi Eestis tegelikult on, et me teame, et siin 40-ndatel oli väga kõva külm, isegi üle 40 kraadi vist mõõdeti Jõgeval, aga need on kuidagi ammused ajad, nüüd me oleme uues ajas, et nüüd meil on siin kliima soojenemine ja kõik läheb järjest lihtsamaks, aga tuleb välja, et ikkagi tegelikult Eestimaa jaoks talv on täiesti normaalne asi ja nüüd me oleme taas siis suure üllatuse ees, et külm on, et kütta tuleb ja et elektrit on vaja. No 40 peale pole läinud veel, aga sinna 30 ringis küll juba. Aga jah, globaalne soojenemine käib aga kadunud Anto Raukas akadeemik rääkis korduvalt pikalt, et tegelikult et uued jääajad on tulekul ja selline ideoloogiline selline ajupesu on siin massiliselt käinud ja andnud oma neid selliseid tulemusi, mis ei ole kõige positiivsemad. Aga see, et aeg-ajalt läheb soojemaks, aeg-ajalt läheb küllemaks, see on kogu aeg olnud. Muuseas, hüljastel on
sel aastal kindlasti tõeline pidu, eriti allülgid, nad jää peal voegivad ja vahepeal, kui seda jääd ei olnud, oli neil nagu rasked ajad, aga nüüd kellelgi on sea ja muuseas nendele Hispaania teetigudel on ka hea, et paks lumi on ja tegelikult kindlasti, tegelikult ongi ju väga ilus talv ja ma usun, et paljudele eestimaalastele see meeldib, aga me proovime siin natuke analüüsida seda, et kuidas me oma energeetika lahendustega oleme siis nüüd siia kohta jõudnud, et Erki, sina ka keskkonnaministrina kindlasti puutusid kokku väga palju nende planeeringute, projektide, asjadega, mis tuuleparke, päikeseparke puudutavad. Täna need tuulikud seisavad, päiksepargid on lume all, isegi kui päike paistab, et energiat me sealt ei saa ja ei saa ka Soome ja Läti appi tulla, et üllatus, et ka seal on külm. Et oskad sa nagu arvata, et mis hetkel siis midagi valesti läks või kust siis see arvamine tuli, et meie siin Eestis saame niimoodi hakkama, et tuulikud kogu aeg puhuvad ja päike paistab ja kui häda käes, siis küll sealt naabrite juurest lisa tuleb. No ega seal ju mingeid ratsionaalseid hinnanguid taustal ei olnud. Energeetika on tegelikult selline pika vinnaga asi, et täna me nii-öelda naudime nende otsuste vilju, mis tehti 10-15 aastat tagasi. Ja kui me täna midagi otsustame, siis neid tulemusi me hakkame samamoodi nägema 10-15 aasta pärast, mitte kohe, et selles suhtes me oleme sisenenud väga keerulisse aega, sest Eesti energeetikas ei ole põhimõtteliselt ära otsustatud, kust me tulevikus energiat saame ja milline energia see saab olema. Et see tuleks kiiremas korras ära otsustada ja siis hakata liikuma õiges suunas. Sest see, et neid põlevkivijaamu ei saa igavesti hoida, see oli teada kohe, see oli teada juba 90-ndatel. Et mingil hetkel need varud saavad otsa. Küsimus on, millal see juhtub. Ja et tuleb hakata otsima mingisuguseid alternatiive. Ja neid alternatiive on Eestis mitu ja see tuul ja päike ei ole ainuke. Ja tuule ja päiksega on kogu aeg räägitud, et tegemist on ilmast sõltuva tootmisviisiga. Me kunagi ei tea, millal see tuul puhub, palju teda puhub ja kuidas selle päiksega on. Küll aga nende samade ilmavaatuste põhjal me teame, et neil kõige külmematel talveöödel tuul ei puhu ja päike ei paista. Ja siis on meie energiatarbimine kõige suurem. Ja selleks, et seda energiavajadust katta, meil peavad olema juhitavad energiatootmisvõimsused, mille saame käima panna siis, kui me energiat vajame. Ja sellest loogikast lähtudes tegelikult see tohutu doteerimine sellesse juhuenergiasse on täiesti vale suund, et meil peab olema täpselt samas mahus kõrval juhitavat elektrit. Ja minu jaoks on alati tekkinud küsimus, aga miks me nagu topelt teeme? Et teeks nagu normaalse tootmise selle juhitava tootmisvõimsusega, panustaks sinna, saame energiahinnad mingile mõistlikule tasemele, kindlasti mitte nulli, aga mõistlikule tasemele, nii nagu nad meil omal ajal olid. Ja me ei pea siin ehitama kõrvale väga kalleid tootmisvõimsusi, mida on vaja veel stabiliseerida veel mingite täiendavate võimsustega, mis probleemi nagu nende juhitavatega ei teki. Need juhitavad suudavad ise hoida oma sagedused paigas ja hoida seda inertsi seal võrgus ja tuulikud ei saa või päike ei saa. Pill tuleb ette, plaks, see vool läinud. Aga kui me räägime nendest juhitavast võimsustest, need enamasti on turbiiniga, isegi kui nii-öelda küte kaob tagant ära, ta mõnda aega veel hoiab seda stabiilsust, hoiab seda voolu üleval, kuni see inerts sealt süsteemist kaob. Ja selle ajaga saab panna nagu täiendavad võimsused tööle. No aga üks suur kurja juur on ju ka see CO2 nii-öelda kvoot, et ühelt poolt muidugi õige, et me peame loodust hoidma ja puhast energiat tootma, aga Eesti on siin ikkagi ka ütleme piirkondlikult väga sellises keerulises olukorras, et sellist põlevkivipõhist tootmist mujal ei ole, mis tähendab seda, et selle koodi hind, mis on ju 10 kordi suurem, kui ta siis oli, kui seda hakati rakendama, on pidurdanud igasuguse võimaluse siis ka selles sektoris üldse mingid loodusele
siis selliseid paremaid lahendusi nagu arendada, et kuidas, Peeter, sa arvad, et kas selle kvoodi osas ikkagi me peame selja sirgu ajama ja küsima, kas mingisuguseid kompensatsioone või lähme niimoodi edasi ja vaatame, kuhu me siis ei, võib samamoodi minna, aga Slovakkia peaminister tuli välja selle ettepanekuga, millest on ennegi palju räägitud, et need koodihinnad on läinud liiga kõrgele ja pidurdavad. Meil on siin, põlevkivi bassein on teiselt pool Narva järge ka, eks. Üks sama põlevkivi, aga siin on meil nii-öelda enesepitsutajalik lähenemine siinpool Narva järge ja sealpool on vaba, ei ole vaja seda ennast pitsutada. Aga see on jälle nii-öelda regulatsioon Euroopa tasemel, et me üritame siin selles Euroopa osas paksemat putru keeta, kogu selle maailma päästmise puhul. Aga midagi positiivset tuleb ka öelda praeguse valitsuse kohta, et alles aasta tagasi oli, kui kolm peaministrit omavahel pühapäeval mingi 1,5 tundi videokohtumisel otsustasid ära Eesti energeetika tuleviku üle. Kuu aeg hiljem küll üks partei pealik sotsid visati välja valitsusest. See oli see suur tuuleparkide... Aga mis see positiivne moment positiivne oli see, et mitte see ei olnud positiivne, et pärast seda on natukene kainemaks läinud, et Andres Sutt ka järgmise ministrina natuke kainemaks läinud, et enam neid asju kõik on ära unustatud see, et mingi 2,7 miljardit toetusi mere ja tuulepark ja nendel maismaa ja nüüd Sutiga rääkisin alles meil nädal, mis oli, küsisin üle, et kuule, kas on ikka õige see, et sel aastal tõenäoliselt ei kerki ühtegi tuulikut, eks ju. Õige, Peeter, eks ju. Nii et need rahvas, kes on siin pahandanud mitmel pool üle Eesti, et võidelnud, eks ju, muidugi see ei ole otseselt nende töö tulemus, aga sel aastal ilmselt võib-olla heal juhul või halval juhul üks tuulik kerkib terve aasta jooksul, eks. Aga see on muidugi jälle pika vinnaga lugu, et nagu Erki ütles siin, et 10-15 aastat, et need tingimused, planeerimise ja kõik need ja ajukapatsiteet, mis praegu ministeeriumis on, et nende skeemide väljamõtlemise puhul, et ei ole rentaabel hakata uusi tuuleparke tegema, eks. Ja see tulemus ongi see, et ütleme, sel aastal ei kerki ühtegi tuulikut, võib-olla üks kusagil, järgmisel aastal võib-olla mõni üks või nii edasi. Nii et sellega on nagu jõutud nagu sellesse seisu, et eriti suurt midagi ei teki juurde. Aga samas jälle need sellised elektritootmised, mis on stabiilsed, mis ei sõltu tuulest ega päiksest, eks ju, ega neid ka palju ei ole suurt midagi tehtud ja see Auvere õnnetu prantslasse tehtud, see on ju, minu meelest on ta rohkem rikkis aga ta ehitati ju, neil ei olnud põlevkivi kogemust, nad selle Pruunsöö peale ehitasid ja siis ma olen seal käinud, ma ei tea kui palju kordi, jälle remont ja jälle niimoodi, mis võiks nagu korralikult elektrit pruulida, aga ja neid muid, atomielektrijaama tegemine, seadust praegu valmistatakse ette ja neid, aga see võtab ka aega ikka pikalt, enne kui tekib. Ja see Kanadasse arendamine alles käib, ei olegi sellist reaktorit olemas ja need gaasijaamad, mis võiks olla. Nii et see on pika vinnaga asi ja nüüd, et see külm talv tuli, see on nagu... mis nüüd on ikkagi... Ei vasta ootustele. Ei vastanud ootustele. Ei vastanud Excelile. Jah, ei vastanud Excelile, aga kliimateadus ütles kohe, et selliseid asju võib tulla. See soojenemine ei tähenda, et meil nagu stabiilselt läheb soojemaks. Neid ekstreemumeid tuleb lihtsalt teisel ajal. Ja kui meil alles jõulude aeg Vormsil veel sääsed lendasid kohati, siis tavaliselt ütleme selliste talvedega, mida siin vanemad kolleegid mäletavad, hakkas jää tekkima kuskil oktoobris, et oleks pidanud olema 2 kuud juba sellist külma peal, nüüd jõudis see külm alles jaanuaris kohale. Aga see ei tähenda, et ta märtsiks ära läheb, nagu vanasti juhtus, see võib juhtuda, et ta nüüd läheb maini välja.
igal juhul, mida paksem jää, seda rohkem kulub aega, et ta sulaks. Just, aga tulles nüüd energeetika juurde tagasi, ega neid väljakutseid energeetikas on olnud ju läbi aja palju. Ega need jaamad, mis meil on täna seal Auveres, ei ole ju need, mis alustasid tööd sajand tagasi. Seal on olnud tohutult väljakutseid, küll olid taamaprobleemid, siis oli väävel, nüüd on see süsinik. Nendele kõigile on leitud lahendused niimoodi, et saab seda tehnoloogiat kasutada niimoodi, et neid kahjulikke mõjusid ei oleks või need oleksid leevendatud. Aga viimase 30 aasta jooksul me ei ole ju sellesse tehnoloogiasse panustanud, sest tegelikult see CO2 seal tekib sellepärast, et ta pannakse põlema. Et kus ma süsiniku põlema, staapnikuga seob ennast ja läheb selle gaasina välja. Aga meie teadlased on laboratoorsetes tingimustes näidanud, et selle süsiniku saab enne välja võtta. No aga nüüd on, tulemus on see ideoloogiline, see surve ikkagi, ma natuke ütlesin, et valitsused kiita, aga see rohehulluse jätk on see, kui nüüd see professor Konistist on jutt, et põlevkivi professuur lõpeta ära, nimetanud ümber, et see on, põlevkivi on nagu saatanast, eks ju, et võtame selle sõna välja juba sealt professuurist ja samas professor Konist, eks ju, kes on ka rääkinud seda, et on võimalik siduda ja nii edasi. Ja siis on meil põlevkivikeemia veel. Jah, põlevkivikeemia, see on meie ju selline rahvuslik rikkus, see teadmine üle maailma kusagil mujal ei ole ja nüüd ütleme häbeneme selle. Ja ega see kõige parem rakendus ei ole põlevkivile sellest energiat toota, aga see ei tähenda, et see võiks meid aidata, kuni, ma ei tea, need tuumajaamad või mingid muud tootmisviisid valmis saavad. Aga süljata nii sinna kaevu, enne kui teine valmis on. No mina olen selles mõttes nagu positiivne, et nagu sa Erki ka ütled, et siis tegelikult mitte meie ametnikud, vaid ametnikud kindlasti ka, aga teadlased, meil on väga targad inimesed. Küsimus on selles just, et milline on see poliitiline suund, mida neile ette antakse. Kui me näeme, et nende taastuvenergia, räägime siis tuuleparkidest, päikseparkidest, arendamisega me oleme olnud väga sellised edumeelsed, ütleme siis niimoodi. Tähendab seda, et meil on eksperdid olemas. Ja need eksperdid tegelikult suudavad ka teisipidi mõelda. Kust need eksperdid tulevad? Kust toodetakse neid tuulegeneraatoreid ja päiksepaneele? No need tulevad ikka kaugelt maalt. Kaugelt maalt, Hiina maalt. Ja kust tulevad varuosad nendele? Et kas me tõesti soovime üles ehitada sõltuvust Hiinast? Selle asemel, et kasutada oma ressursse, sest kogu selle rohepöörde kontseptsiooni põhialustala oli see, et saame hakkama ressurssidega, mis meil omal on olemas. Ja selle tehnoloogia ressursse meil ei ole Euroopas. Me räägime Eestist. Tegelikult Eesti isegi saaks kokku kõik need haruldased muldmetallid ja kõik, mis meil vaja on. Aga see tähendaks kaevandus sellises mahus, mida me lihtsalt ei soovi. Aga Euroopas neid lihtsalt ei ole. Ja see on nagu see suur probleem, lisaks sellele, et ta on juhuslik. Ma arvan, et tegelikult ongi praegu oluline ikkagi kõige enne see selline poliitiline valik teha, et mis on siis Eesti tulevik energeetikas ja ma arvan, et selles osas võib isegi juhtuda, et see tänane nii-öelda külm talv, mida me siin oleme mitu korda maininud, on võib-olla on ka abiks nende otsuste tegemisel, et nüüd on ehk aeg natukene seda suunda ikkagi, mitte isegi natukene, vaid et päris tõsiselt muuta ja vaadata täpselt, nagu sa ütled, et sinna, kus meil on endal võimalused olemas ja seda sõltuvust välisriikidest ja partneritest tunduvalt vähendada, et see olukord, kus me täna oleme, just jälle maapiirkonna inimesed saavad väga tõsiselt pihta, eks, ja nüüd ongi niimoodi, et me räägime ühistranspordist, me räägime energeetikast ja tegelikult on ka üks väga tõsine sektor meil veel toiduvaldkond ja täna olemegi olukorras, kus tegelikult näiteks piimakarja kasvatajad on suures hädas sellepärast, et müüd küll piima ära, kuidas sa siis müüd teda, et annad ära, aga raha ei tule. Et Peeter, sina oled selle teemaga ka nüüd tegelenud, et mis toimub meil seal? No toimub, jutt on praegu nüüd konkreetselt sellest Paide piimakombinaadist üle 100 miljoni eest ehitati
ja et suur helge tulevik, et piimakasvatajad, piimalehmakasvatajatel, aga e-piimast, aga paljudel lehmapidajatel, kujuta ette, kui sa toodad iga päev, eks, aga 1, 2, 3, 4 ja edasi, kuid raha ei saa selle toodangu eest, aga loomad tahavad süüa ja hoolt, eks ju, aga raha ei tule. Ja noh, see on nüüd praegusel hetkel on e-piima, see kõige moodsam kombinaat, on ühistul omavahel kaklemine ja raha nagu ei tule, aga need piimakasvatajad või lehmakasvatajad, vaadake, kuidas hakkama saavad ise. Ja see on selline, ei ole ka otseselt pankrot, aga väga paljud on väga murelikud, et peaks nagu lihakombinaati viima hoopis. No me oleme siin palju näinud viimasel ajal teemat ka sellest, et erinevad katkud loomi kimbutavad ja need tuleb kõik korraga maha tappa ja sealt ka tuleb ettevõtjatele väga suured, noh, mina ütleks, et isegi esimesena hingelised traumad, et eks neid kindlustusi on olemas, aga kui sa ikka oma loomad pead nii-öelda tapale andma ja väga jõhkratel viisidel, mida me oleme siin ajakirjanduses näinud, mida on vahendatud, siis kas on, ma ei tea, Erki, teisel Vormsil, et äkki on mingid tegelikult paremaid lahendusi välja pakkuda, et mida me võiksime täna teha, et tegelikult Eesti seda toidusektorit ikkagi kindlustada, et me oleksime kaitstud ja varustatud enda liha, piimaga, loomulikult erinevate muude juurviljatööga, aga no ütleme, et selliseid rahalisi kindlustusi tänane kommertsturg muidugi ei paku, see on see koht, kus võib-olla riik saab oma õla alla panna. Ja see probleem on märksa laiem kui ainult see piimatootmine, ega samad küsimused on ju sealiha tootmises, on ka lammastega, eks. Et kui hunt murrab sul lambakarja maha, siis see nimetatud kompensatsioon riigi poolt tuleb võib-olla aasta pärast, aga mis sa seni teed. Ja nii edasi. Aga loomulikult selle tootmise hajutamine on mõistlik, et meil tootmiskohti oleks rohkem, mitte kontsentreeritud ühte kohta, et kui see katk sisse lööb, siis meil on kogu tootmine 100% maas, vaid et neid kohti oleks rohkem. Muidugi seal tekib see efektiivsuse küsimus teiselt poolt vastu, et noh, väga väikseks võib-olla ka ei saa minna. Aga kõigi nende tohutute reeglitega selline kodune seakasvatus on täielikult ära keelatud. Et täna taludes sisuliselt ju ei ole. Nüüd ta vähemalt natukene ilmselt hakkab liikuma sinna poole, aga mida ma saan pakkuda, et kui siin minister mõtleb, kuhu neid uusi sigalaid teha, siis Vormsi saar on väga hea koht. Et meil on merepiir, et need katku haigestunud sead ei suuda üle selle mere ujuda. Ja kui on ka sellised jääolud nagu täna, ega noh, siga väga ei lähe sinna jää peale, kui vähegi võimalik, aga noh, põhimõtteliselt seda perimeetrit on lihtsam kaitsta kui kusagil keset Eestit metsade vahel. No jah, seda küll, ma tuletan meelde, et kui võrkpallurid tõid selle COVID-i sinna Saaremaale, aga need olid inimesed tõid ja sead nagu praami peale ei lähe ikka. Kuigi sead ujuvad üle, metssead ujuvad muuseas. Jah, kui lainet ei ole, ujuvad väga hästi, aga nad ujuvad, eks suvisel ajal. No, teil ei ole piirivalvet seal, sead maale söövad, kes tulevad. Kui on nagu kriisiolukord, katkuolukord, et noh, siis saab selle kontrolli teha. Aga üldine see, kui nüüd põllumeestest rääkida, ma olen siin kevadel käisin Varssavis, kui oli Ida-Euroopa nii-öelda maaelu komisjonide suur arutelu, poole oli eesistuja. Ja seal tuli väga selgelt välja, et enamikul Euroopa riikidel on ju väikeste, keskmiste ja suurte selline osakaal, tootjate osakaal enam-vähem sama, eks. Aga me oleme eriti suurte kolooside maa. No Eesti on selles osas alati ikka jah, et kontsentratsioon on nii suur, eks ju, esirinnas, eks ju, aga see tähendab seda, et ka ohud on seda suuremad. Löögid on suured ja kui ühega midagi juhtub, siis on tohutu mõju. Jah, ja ükskõik, kas või me hakkad tulema, et keegi kusagilt saadab raketi või drooni kusagil sõnnikuhoidlasse, eks ju, põhjavesi ja nii edasi, aga kui neid kohti, neid sõnnikuhoidlad oleks palju rohkem, eks ju. Tootmine oleks väiksem siin ja seal, eks ju, hajutatud oleks palju mõistlikum ka julgeoleku mõttes ja toidujulgeoleku koha pealt, aga see on tõmmanud ka meie maaelu
võimalused hakkama saada, et tootmised on ainult väga suured ja veelgi suuremad, et selliseid väiksemaid ja keskmisi on raske. Mul on väga hea meel, et tegelikult seda kuulda, Peeter, mis sa räägid ja see Erki minu küsimus suunatud Vormsile oligi tegelikult selle tagamõttega, et kas me täna näeme sellist poliitilist tahet ja väljundit, et me ikkagi hakkame taas vaatama selle poole, et meie põllumajandustootjad saaksid ka väiketaludena toimetada ja kindlustada just nimelt, et ühtepidi nagu enda jaoks, oma kogukonna jaoks ettevõtlust, toidujulgeolekut, toidu kättesaadavust, aga teisipidi ka hajutada neid riske, mis tegelikult selle suurtootmisega täna kaasnenud on, et nüüd on jälle midagi õpitud, mingid praktikad on läbi tehtud ja nüüd on ehk aeg, valimised on tulemas, inimesed saavad kindlasti analüüsida, aga nüüd on ehk aeg hakata vaatama ka nii-öelda siis sellise talupojatarkusega nendele otsustele, mis aga samas teha. Maad on läinud juba suurte kätte ja vaata nüüd ainukene või ei hakka ju revolutsiooni tegema. Võtame maad ära ja jagame nii-öelda väiksematele, suurematele, nii et tegelikult vaba maad on suhteliselt vähe. See tähendab seda, et suured, kes on juba laiutavad, nende eelised on palju suuremad kui väiksemad võimalused on ikka väga viletsad, mitte lootusetud küll, aga igal juhul eks kõik otsused hakkavad väikestest asjadest ja täna küsimus on ju ka selles, et palju seda maad siis päris nii-öelda eestlastele kuulub, eks. No see on omaette veel aga restarti on hädasti vaja. See peabki olema nagu poliitiline otsus, et see tootmine ei ole mitte selle ettevõtja mure, vaid see riiklik prioriteet, et meil toidu tootmine oleks olemas, et me suudaksime toota toitu nii palju, kui Eesti vajab. Sest kui me oleme selle mantra peale, et turg reguleerib, siis selle suure globaalse turu seisukohast Eesti on üks turutõrge. Ja siit see asi läheb ära, sest ma ei tea, Poolas on see efektiivsem ja riske on vähem ja kliima on soojem, sul ei ole sellise küttekulusid ja nii edasi. Et kui me tahame, et siin see tootmine säiliks, siis me peame riiklikult panema õla alla, nii nagu on teinud näiteks meie põhjanaabrid. Aga nüüd veel saate lõpetuseks, mehed suusatamas käite? Mina ei ole käinud, ma niisama sumpan ellujäämiskursused, teen raskel maastikul. Ma ei ole ka ammu suurt matka teinud, viimati vist oli möödunud talvel valdadevahelistel võistlustel, kus ma siis läbisin 100 meetrit. Ja igal juhul kutsume kõiki talve nautima, suusatama, kena keskhommikut ja kohtume järgmisel kolmapäeval.